Google'i reklaamid on ühed kõige tõhusamad valikud üldse oma toodete ja teenuste reklaamimiseks. Ja põhjus on selles, et Google teab meist kõigist kõige rohkem. Et kõigist platvormidest, kus me võiksime digireklaami jooksutada, olgu need siis Meta, kes loomulikult teab ka meist väga palju, või mis tahes muu digiplatvorm, võib-olla ka mingi kohalik portaal, näiteks Delfi. Et kõigil neil on teatud teadlikkus sellest, kes nende lehte külastavad või antud seda artiklit näiteks vaatavad, aga Google'il on see kindlasti kõige sügavam. Sest kui me läheme ära näiteks Meta valdustest, et me ei ole enam nende veebilehel, nende äpis, nende Instagramis kusagil, ega nende üsna piiratud veebilehtedel, kus neil veel on nähtavust, siis Google'i puhul on õige raske sellest nähtavusest väljapoole jääda, sest teab ju iga veebilehe omanik, et Google Analytics on hea abimees ja see on tasuta saadaval, kõik selle installeerivad ja läbi selle tegelikult teab Google kogu teie veebiliiklusest kõike, mis võib olla väga kasulik, sest te saate mõõta ju enda külastatavust, enda lehe külastatavust ja selle abil ka tegelikult Google Adsi näiteks või mõne muu reklaamikampaania siis efektiivsust. Aga lisaks sellele toidab see sama informatsioon ka Google'i algoritmi ja Google'i teadmiseid teist ja teie külastajate profiilidest. See omakorda tähendab, et kui te soovite reklaamida midagi, siis saab Google ammutada teadmisi ka teie konkurentide veebilehekülgede külastajate kohta. Teavad, et selline inimene käis siin mingisuguseid mootorsaage vaatamas ja seal mootorsaage vaatamas ja enne kui ta teie lehel üldse jõuab, on Google'il ju teada, et see inimene hetkel on huvitumas mootorsaagidest, mis tähendab, et kui te nüüd tahate teha reklaami mootorsaagidele, siis saab Google'i abil sihtida just nendele inimestele, kes parasjagu otsivad mootorsaage. Teisalt on muidugi võimalik sihtida traditsioonilisemalt, ütleme demograafiliselt, eks ole, kus nad elavad Tallinn, väljaspool Tallinnat, kui palju, missugused seadmeid nad kasutavad, loomulikult nende vanusevahemik, sugu, hobid, aga just nimelt see käitumuslik sihtimine on tegelikult üks tugevamaid. Samuti on seal võimalusi näiteks, kui teie kodulehel juba käib teatud hulk rahvast, teil on mingisugune baas, mingisugune info, teil on näiteks registreerinud kasutajad või siis teie kliendibaas, siis ka selle saab üles laadida Google'isse ja Google saab sealt välja siis kalkuleerida sarnase auditooriumi ehk et lookalike. Et nad siis vaatavad, missuguste omadustega on need inimesed, kelle teie olete enda klientideks juba saanud ja siis püüavad sealt siis ekstrapoleerida sihtgrupi, kes on sarnane ja kelle abil te saaksite siis kõige lihtsamini laiendada enda klientide hulka sarnaste klientide arvelt. Muidugi on seal võimalik kasutada ka retargetingu ehk et see on siis taas turundamine, taas sihtimine tegelikult otseselt. Ja tähendab siis seda, et kui keegi juba on teie lehel käinud ja üht-teist seal teinud, võib-olla isegi ostu teinud või siis lahkunud ilma ostukorvi siis lõpetamata ostuprotsessi, siis saab neile uuesti reklaami näidata ja see sihtgrupp on ju oluliselt väiksem kui kogu teie võimalik sihtgrupp, mis tähendab seda, et see on täpsem, sinna kulub põhimõtteliselt vähem raha ja see on tavaliselt efektiivsem, sest need inimesed juba ei ole suvalised, vaid nad on juba midagi teinud teie lehel ja sellega aktiivselt tegelenud. Loomulikult on seal olemas ka siis AB testimise võimalused, et mis tähendab seda, et kui meil üks reklaamikampaania või ad-grupp või konkreetne reklaam jookseb, siis me saame teha sellest väikese variatsiooni ja vaadata, kuidas see variatsioon töötab siis teatud ajaraamides ja äkki see on mõnes mõttes parem ja me saame järjest niimoodi inkrementaalselt reklaamikampaaniaid muuta efektiivsemaks. Ja tegelikult see tänapäevane reklaamimine enamus digiplatvormidel, aga eriti Google'is on ju hästi algoritmipõhine, et mida me peame andma algoritmile ette on alginfo, näiteks olemasolevate klientide kohta midagi, profiilid nii edasi, eks ole, meie valdkonna kohta, meie toodete kohta, kõik see, aga reklaamide poole pealt me mitte
mitte alati ja ma ütleks, et mitte enamasti isegi ei joonista valmis selliseid visuaalseid bännereid, kuidas need on, vaid väga sageli kõige tõhusam viis on hoopis anda ette siis erinevad sellised varad või assetid, kus me anname pilte kümnete kaupa erinevates formaatides, näiteks 25 pilti püstiselt, 25 ruuduna või laiupidi ja sinna juurde veel videosid, seejuures ka erinevate formaatide ja erinevate pikkustega, 5-sekundilised, 6-sekundilised, 10-sekundilised, 15-sekundilised, 20-sekundilised. Et kõigil nendel on oma väärtus ja neid näidatakse erinevatel hetkedel. Kuna Google'ile ju kuulub ka YouTube, Google'ile kuulub ka Maps, Google Maps vähemalt ja samuti Google Docs ja Gmail ja nii edasi, siis täpselt see inimese kohta on väga palju tõesti infot, et mida ta vaatab, kus ta käib, isegi mis kirju ta kirjutab ja mis kirju ta saab, et kui olete lugenud oma Gmaili privaatsuspoliitikat, siis see võib-olla ei meeldigi teile, mis te sealt kõik loete. Ja tänu sellele on võimalik omakorda reklaame näidata Gmailis ja loomulikult YouTube'is ja nii edasi. Aga mis teeb nagu selle platvormi kõige võimekamaks, on siis just nimelt see, et Google teab inimeste kohta enam kõike, mida üks turundaja tahaks teada saada. Ja teiseks see, kui paljudes kohtades on võimalik näidata reklaame läbi, olles siis Google Adsi platvormil ja võrgustikus, on tohutu, et igapäevaselt näidatakse Google'i reklaame triljon korda, et see on väga palju nulle. Ja see tähendabki seda, et kui on ka mingi väga selline obskuurne veebilehekülg, kus käib võib-olla 10 inimest üldse kuus, keegi ei ostaks sinna lihtsalt niisama reklaami. Aga kui see on üks osa sinu tuhandetest lehekülgedest, kus sinu reklaami näidatakse ja samas just need 10 inimest on väga nagu rusikas silmaauku sinu sihtgrupiks sobilikud, siis on väga-väga hea, et on need ka sellised väiksed blogid ja niši foorumid ja mis iganes on seal sees, aga ka suured lehed, te võite väga rahulikult New York Timesi saada oma reklaami läbi selle ja ka Eesti platvormid on liitunud, näiteks võite täpselt Delfisse või Postimehe reklaami platvormil ka reklaamida, juhtides kõiki kampaaniaid just nimelt Google Adsi kaudu. Nii et kui teil on Google Adsi kasutamise kohta mingeid küsimusi või soovite nõu, esmast konsultatsiooni või tõesti seda, et me neid kampaaniaid teie eest käivitaksime ja juhiksime igakuiselt, siis väga hea meelega teeme seda. Me oleme Google'i partner, me juhime üle maailma kümnetes riikides lisaks Eestile kampaaniaid, mis tähendab, et saame teid ka aidata piiriüleste turundusvajadustega. Ja meil on kõik see teadmine, sertifitseeritus, kõik on siin Kalaruudus olemas. Nii et võtke ühendust ja andke teada.